Tänane teema, see evangeelium, mis üle maailma, mida kristlased, enamus kristlasi loeb ja mille üle mõtiskleb. Sõna, mis kõlab ka Vatikani seal platsil täna või on juba kõlanud või mõnes Anglikani katedraalis või kuskil väikses maapalvemajas, on Jeesuse sõnad sellel viimasel õhtul, kui ta oma jüngritega oli koos ja kui ta oli oma jüngrite jalgu pesnud, oma armastuse märgiks oli seda eeskujuks toonud. Ja ma loen nüüd, mis seal juhtus ja mis ta ütles. Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus, nüüd on inimese poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud. Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka ennast ja ta kirgastab teda just nüüd. Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima ja nagu ma ütlesin juutidele, kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla. Nii ütlen ma praegu ka teile. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Aamen. See sõna kirkus, mida Jeesus siin kasutab, vanemates tõlkides oli ka austamine või au, aga kui piibli tõlget, Uue Testamendi tõlget uuendati, siis Eesti tuntud teoloog Toomas Paul, ta ütles, et ja teatud põhjendusega, et parem on sõna kirkus, kuigi see on meile võõram. Me ütleme näiteks, et kirgas kevadhommik. Nii veel kasutame, aga väga niimoodi tavapäraselt seda sõna ei kasuta. See heebreakeelne või arameakeelne kabood, see on ikkagi selline sära, aga kuna sõna austus oli nii nõukogude aja lõpus ja ülemineku ajal nii ära lörtsitud, et au parteile, au Lenine, Stalinile, kelle iial on öeldud, siis Toomas Paul ütles, et jätame selle austamise siit kõrvale või au ja võtame kirkuse ja nii see on tulnud. See, kui Jeesus ütleb, nüüd on inimese poeg kirgastatud ja Jumal on kirgastatud ja hakkab rääkima armastusest, siis see hetk on ju see, kus pimeduse tund on alanud. Üks jüngritest, üks õpilastest on õpetaja ära andnud. See tehing on juba tehtud. Ja ta lahkub sealt jüngrite hulgast, teiste õpilaste hulgast, et õpet ära anda. Nüüd jäävad ainult need ustavad, aga needki ei ole ju lõpuni ustavad, nad ka nemad ajuvad ühel hetkel. Jäävad ainult need esialgu. Ja just sellel, nagu ütelda, pimeduse tunni alguses ütleb Jeesus, nüüd on inimese poeg kirgastatud. Jumala au või kirkus ilmub ikka jälle inimliku elu pimekambris. Täna meil on digitaalfotod ja niimoodi, aga kes seda vana fotografeerimist veel tunneb ja teab, et pimekambris ilmutati kõik filmid. Ja selleks oli vaja pimedust, et see pilt kätte saada nende kemikaalidega. Võiks ütelda ka, et meie elu pimedatel tundidel tegelikult saab meile selgeks, kes on need, kes meid armastavad ja kes need, kes meid maha jätavad või need, kes lihtsalt on hirmunud, sest olukorrad meie ümber on sellised. Ajalooliselt ma lihtsalt viitaksin sellele, et ristiusk 301 aastat
oli pidevalt märtrite usk. Usutunnistajate usk, kes läksid läbi selle surmapimeduse oma usu nimel, sest nad uskusid üles tõusmisesse. Kui see teine usk, mis ka on levimas, mis on ka omamoodi sarnane ristiusule, islam, algas väga sõjakalt. Me teame, et Muhamed võttis 22 sõjalisest aktsioonist isiklikult osa. Kõik on väga verine ajalugu. Põhiliselt meie ajalooõpikud enamasti sellest ka vaikivad. Aga see ei ole täna teema. Kristlastena on meie teema see, et ka armastuses ära, ka see suurim käsk, mis on antud, armastus, see sündis sellel ööl, õhtul, kui asjad läksid nagu halvemaks. Armastus, millele nüüd Jeesus viitab, on iga inimese selline ürgne vajadus. Ja mitte ainult, ilmselt ta ei ole mitte isegi ainult inimeste vahel, vaid me teame terve rea loomi ja linde, kes on eluaegselt ustavalt paaris. Muidugi kõik selle võib taandada teatud instinktidele tagasi. Kõike võib teha, aga meie jaoks need linnud, me, kes me nagu mõistame asju nagu avaramalt, on nagu eeskujuks meile. Jälle ühte samasse pesakasti tulevad. Kus nad on kõik ära käinud? Me ei tea, missugustest ohtudest nad läbi käinud. Ja kui me näeme oma hoovi peal teinekord, kui mõni lind saab hukka, kuidas see teine nii veel mitu päeva seal lendab ja häälitseb seal ümber ja leinab omamoodi. See on nagu kogu loodusesse pandud see läheduse vajadus. 18. ja 19. sajandi väga suur loodusuurija, kelle nime järgi on ka Berliini ülikool nimetatud Humboldt, on öelnud, lõppude lõpuks on need inimeste vahelised suhted, mis annavad elule väärtuse. Ja mitte igasugused suhted, vaid armastuse suhted, teenimise suhted. Siin räägitakse aga jumalikust armastusest. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Terve rida suvelaupäevad lähevad mul juba kinni. Abielupaarid noored ootavad. See on üks tekst, mida ma kasutan. On see sama armastage üksteist. Uue käsu ma annan teile. Inimesed on juba mitu aastat üksteist armastanud, mis uut käsku me ikka neile altari ees siis anname. Nüüd noorpaarid, kes kuulavad, pool teie jutust saab kohe ära räägitud, et mis me ikka siis anname. Aga vaadake Kristusele, vaadake sellele ennast ohverdavale armastusele, kuidas tema meid on armastanud. Vaat siis me ütleme, et see on midagi, mis paneb meid mõtlema, et me ei saa iga esimese tühise vastuolu või nurkade kokku põrkumisel laiali minna ütelda, et mind see asi see suhe enam ei huvita. Mul on nüüd uued väljakutsed. Paulus ütleb, Jumala armastus on välja valatud meie südamesse pühavaimu läbi, kes meile on antud. See on midagi üleloomulikku, mis ei olegi alati omast käest võetud. Ja kui me püha vaimu kurvastame oma elus, tema häält tõrjume, siis kuidagi see kaob ka ära, see armastus nagu vajub liiva. Jumalikul armastusel on 2 kätt. Üks on see, mis on suunatud Jumala poole, mis võtab seda jumalikku andi vastu, ja teine on suunatud meie ligimestele. See armastuse topeltkäsk, et armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. Üks käsi on üles suunatud, teine käsi ulatab käe ligimesele, oma lähedasele.
kas miski võiks meid lahutada sellest armastusest, kui see on Jumalast tulnud meie südamesse? Paulus ütleb, ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses me issandas. Kogudus, see ongi armastuse osadus. Alfa kursustas, et teie see 13 pühapäeva kuskil, kus te koos käisite, see lauaosadus, sõna uurimise osadus, üksteisega rääkimise osadus, see on üks tükikene nagu eelmaitse kogudusest, mis on avaram, laiem. Ja see on ka kogudusele meile kõigile väga tähtis, et me armastame üksteist. Aga see tähendab, armastus ei ole ju sõnad, vaid armastus on alati ka kohalolu. Me võime ka vahemaade taha armastada, aga meil on väga suur rõõm, kui keegi on kohal. Ja kellega me jälle kohtume ja ise kui ta vaikib lihtsalt, on väga suur rõõm. Algkoguduse kohta öeldi, kõik kustlikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Ja siis lisatakse, issand aga lisas päästetud päevast päeva nende hulka. Ja Jeesus ise loetud evangeeliumis ütles ka, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Armastus on nii suur sõna, et tagasihoidliku eestlasena isegi minul, kes ma olen harjunud rääkima, rääkimine on osa minu tööst, ajalikus elus ka. Mul on vahest raske seda sõna välja öelda. Eriti oma naisele. aga mul on kergem olla, et ma olen ta just juures, kuigi vahel reisid viivad ka laiali. Et see on midagi, mille koha peal eestlased väga ei tahaks sõnu teha. Aga andku Jumal meile tarkust neid asju teha, mis on vajalikud, neid märke, armastuse märke üksteisel jagada, mis annavad ikka märku, ka abielus, et me oleme koos ja tahame üheskoos edasi minna. Ka koguduse keskel. Ma ei oska teile ütelda, millest see peaks koosnema. Mõni annetab, mõni laulab kooris, mõni ansamblis, mõni paneb tohutu panuse Alfa kursusesse, mõni käib lihtsalt palves. Aga need kõik on need armastuse märgid. Et Jumal, ma armastan sind, aga ma armastan neid ka, võib-olla kellest ma ei saa päris täpselt aru. Nii, ma lubasin lühikese jutluse. Ma lõpetan Anna Aava luuletusega. Mina usun armastust, mis võidab ära maailma ja kustutab ära kõik süüd ja peseb hinged puhtaks ning lumi valgeks ja kroonib neid igaviku hiilgega. Mina usun armastust, mis võidab ära surma ja elab ja uueks loob maailma ikka ja igavesti. Aamen.